Eestis elades tükk aega sa nagu harjud selle ära ja tundudki, et nii ongi normaalsus. Et siin ongi tegelikult väga vaba ja meil on siis Skype'id ja IT-inimesed kõik puha ja maailm on nagu lill, me oleme maailma naba siin eks Eestis. Aga noh, jälle kui reisida maailmas ringi, siis ei olegi nagu maailma naba Eestis. Siin on lihtsalt minu kodu. See on väga nunnu koht, kus olla, eks. Ja inimesed nagu kuidagi äigatatud, eriti julge naeratada ja sest muidu äkki küsitakse, et mis sa siin naerad? Ega siin midagi naljakat ei ole. Ma nagu väga tihti võib-olla reisingi sellepärast, et suureneks armastus sünnimaa suhtes. Et no see on pigem see, et sa saad aru nagu väärtuseid oskad paika panna rohkem kaugemalt. See on nagu vaibamuster, mida näed ligidalt natukene, kui lähed lae alla kuhugi, siis sa näed seda kogu seda vaipa ja saad, ahaa, nii hoopis. Ma sellepärast reisingi, et ma oskaks hinnata seda Eesti verikäkki ja muud sükest. Ja mina oma elus tahan käia maailmas igal pool ja ookeani sügavustes. Praegu on äge riik selles mõttes, et ma saan seda teha. Kas ma tahangi olla ainult selles väikese Eesti kodanik või maailma kodanik, siis ma valin maailma kodanik, kes on sündinud Eestis. Maailm on nii erinev, eks. Et kui Eestis me vaatame, päike lahe, see on ju äge, et sa teed päikese, see on ju soe ja šef on ju. Ja Maikal ma näitan seda märki, siis tüübid ütlevad, mille pärast sa päikese kätte tegid, lollaks seal peost. Nagu selline mõte, eks. Et tee kuradi lumehelves või jääkuubik, siis on cool. Et inimesed on nii erinevad maailma nurkades, eks. Ja see on lahe. See on nagu mingis mõttes nagu lauamäng, nagu reis ümber maailma, jah. Et alustad teed siit, sealt, ükskõik mis nurgast ja või kas või kuskilt keskelt ja sa ikkagi, sul on mingid valikud vahepeal, sul on mingid segajad, rõõmustajad, unistusvabadusest mingist linnust lendata kõrgelt on ju ja samaaegselt mingid asjad kisuvad sind maa peale tagasi alati ja see ongi sinu valik, et see on nii huvitav, et su elu võib nagu muutuda ühest väikesest otsustest, eks ju. See ongi elu, et see on isiku elu, antud juhul võib-olla minu elu, aga ükskõik kelle elu või siis organisatsiooni elu Eesti näiteks. Et alati on mingisugusel asjadel valikud ja see teos ongi nagu valikutest. Ja natuke ta viib meid Eestisse ka, sest siin on siil, kes annab niisugust nõu. Tegelikult siin on 2 siili, üks on udus ja teine reaalne. Et siis need mõlemad siilid tegelikult annavad nõu inimesele mingisuguse unistuse teel. Ja see ongi see vabadus valida, kas sa lähed selle siili mõtte järgi või selle siili või hoopiski vaatad, kuidas lind lendab, siin on lind ka ja vaat see on selline väga tavaline elu mingis mõttes, et sul on alati valikud. Kuna see on hetkel kõige viimane töö, siis ta on kindlasti kõige parem nendest. See on nagu siis nagu koorekiht praegu hetkes ajas, aga 10 aasta pärast ma teen tõenäoliselt panema. Ma arvan, et ta jõuab isegi Jamaikale, et ma ise lähen Jamaikale ja selle eesmärgiga seda, et sinna viia ja tutvustada. Sest mulle Jamaika väga meeldib, aga samaaegselt see võiks olla vabalt Jaapanis ja Reykjavikis näiteks, Islandi saarel. Et niisugused saared on ägedad, need on nagu väikesed Eestid mingis mõttes. Ja, ta jõuab igal poole.